Hommikul 9. september, kell on 10:28 ja ma olen hetkel autos, sest et ma sõidan ühele jõulupeole, kuna ma esinen seal ja räägin enda lugu ja siis pärast on väike meet and greet. Ja nagu te teate, siis ma alati nii kiire, et ma saan hommikusöögi autosse, ega ma näitan teile, mis täna hommikusöögiks on. Vaadake lihtsalt, kui fancy, et mul on see kõik kaasa pakiti. Mul on siin salat, siis siin all on muna ja peal on lõhega võileib ja siis mul on veel see smoothiga. Nagu enam tervislikumaks minna ei saa. Mul on siin kõik jõudained ja proteiin ja rasvud ja valgud ja kõik asjad on lihtsalt olemas. Seega, kui sa võtad hommikusöögi kaasa, see ei tähenda, et see peab olema ainult mingi kohuke. See võib väga mitmekülgne olla. Seega, me nüüd hakkame sõitma, sest see on kuskil suht kaugel minu asukohast. Kuskil Jüris. Maantee ääres maha, aga nagu seal oli vaja põllu minna, aga see oli täiesti märg ja sopane ja ma ei saanud sealt üle minna, sest mul on nagu madalad saapad ja nagu paljad jalad. Ja nüüd arvake, mida ma selleks tegema pean. Hiigasliku ringi, ma olen juba nagu kõndinud paarsada meetrit ja nüüd mul see tee läheb nagu sealt, sinna veel kaugel edasi enam ei näe, sest ma põhimõtteliselt ma kõnnin sinna, ma ei tea, mingi 1 või 2 kilti maha, sest ma ei saanud kõndida 50 meetrit üle põllu, sest olid lihtsalt nagu ülisuured lombid. Paljad jalad nagu ma mõtlesin ja mul lihtsalt nagu vahepeal suuga tunne tripsmed puhusid ära nagu. Siit näete võib-olla paremini, et mind pandi nagu seal maha, seal on see maja, seal ääres ja siis ma tulin terve selle tee nagu siit, siin olen ma praegu ja siis siit on mul vaja edasi minna sinna lõpuni, et sinna jõuda. Ma jõudsin nüüd edukalt kohale ja nüüd me läheme vaatama seda ala, sest et mul on siin vist mingi 2 tundi seegi aega. Selline näeb see ala siis välja ja seal on need ekraanid, kus minu said hakatakse näitama ja siis ma arvatavasti ise seisan kuskil seal lava ja siis ma näeks ka neid. Mis nimi on? Karmen. Ja Karmen tahtis öelda vlogile tšau ja võib-olla enda sõppu tervitada või? Tšau. Ta andis mulle enne juba kingituse ka nagu kõige esimesena. Ma ei oodanud seda üldse, väga äge. Kas sa tead ka, mis täna toimuma hakkab? Ja, siin hakkab mõned sakad rääkima anda selles reissid on just oma Keterjaanid. Ja, keda sa kõige rohkem ootad? Sind. Seega ma loodan, et sulle meeldib esinemine. Ma nüüd pean minema. Tšau. Ja meie see tagaruum, kus kõik nii-öelda esinejad on kuskil seal taga. Ma vaikselt jalutan nüüd sinna. Mul on 2 tundi aega, ma ei arvanud, et mul nii kaua aega on. Aga õnneks mul on arvuti kaasas, seega ma saan monteerida. Ja nagu ta ütles, siis siia peaks Keterjaanid tulema ka. Selline on see backstage room ja siin on kõik need minu pildid, mida ma tahan enne ära autogrammistada, kui see esinemine hakkab, sest et siis ma saan pärast kiiremini nendega pilti teha. Ja siin on need Keterjaani pildid, kuna ta tuleb ka. Ja siin on meil mingid toidud, väiksed purksid, siia pole veel vaadanudki. Mingi soe toit. Väga fancy. Aga ma arvan, ma nüüd hakkan vist monteerima. Ma testisin praegu siin neid markereid ja otsustan vist, et ma teen sellega autogrammid nende peale, seega mul pole õrna muidugi palju neid siin on, aga hakkan pihta, saate väikse timelapsi.
tellisin just enda ühinemise, sain jälle paar pakki. Ma ütlen veel kord, ei pea mulle midagi tooma. Ja see läks, esimene läks hästi, ma just juba ütlesin, siis me tegime pärast pilti. Ja siis esines Keter ja Annika Tesla tellimisest siin linnast väljas, ühtegi teist autot ei saanud, kõik olid kinni, seega ainuke, kes vaba oli Tesla. Seega läheb veidi kalliks nüüd, aga mul on vaja jõuda linna, sest kella 2 hakkab meil YouTube'idega filmimine ja mul ei ole muud varianti. Nagu ma pean selle jõudma selleks ajaks, sest oh my god, kuhu ma just jõudsin, siin irvitab selle minu üle. Ma jõudsin H&M showroomi. Ma tean, ma ise ka ei suuda uskuda, sest nagu H&M on üks mu lemmikpoode ja nüüd me näeme uusi kollektsioone ja kõik asjad on 36 suuruses, seega põhimõtteliselt nagu minu suurus. Ja siin on Sydney, keda me pole väga ammu näinud, ja Maria ja siis on Ivy ja Bright. Me pole nii erilised. Ja siis lihtsalt vaadake, kui äge see välja näeb. Me hakkame siin praegu YouCheckide jaoks videot filmima. Seega ma olen nii elevil, me saame neid riidid selga proovida, outfit otsida aja peale, mis iganes. Tuleb väga põnev, seega see video on ka varsti väljas, seega kindlasti minge subscribe'ige meie kanalile, kui te tahate seda näha. Ja siin on hea peegel, ma saan teile teha outfit of the day ka. Vaadake seda nüüd. Kleit on Saarast, siis YouTube jacket on YouTube'ist, sellised punased konversid ja minu kossid prillid, nagu ikka nörd alert. Aga siin te näete täispikkuses. See on sellepärast selline, kuna ma käisin jõulupeole esinemas, siis ma tahtsin nagu punast panna, aga samas ma tahtsin fancy olla, siis ma panin kleidi ja siis see on siuke nagu smart casual. Very nice. Ma olen nii läbi, see näeb kõik nii äge välja, nii fancy nagu haavi. Me just lõpetasime ja saate aru, me saime siit valida endale 2 asja ja 1 aksessuaari. Nagu mida, meil kõigil on siuksed mustad kotid, kuhu me valisime mingid tooted ja ma kodus võin teile näidata, mis ma valisin. Mul on nagu mega elevil. Maria, mis sa arvad kogu sellest asjast siin? See piinik. Ja sa valisid juba selle ja selle dressika. Ja selle, mis on sama suur kui mu pomm. See on nii äge välja. Sydney, soovid olukorda kommenteerida? Väga vinge oli. Jah. Sa võtsid selle suure punase jope, eks ju, see on mega äge. Teil oli see näiteks suur, kes nagu, see oli nii ilus. Nice. Ma olen nii ekstra küps olla võib, kui mingi kooli lähen. Selline nägi siit välja siis. Update, me käisime H&M-is ostmas Paulale sünnipäeva kingitus. Yes, need olid väga armsad tehted ja nüüd me lähme ostame veid süüa ja juuast, et meil on kõht ülitühi, või no minul on, sest ma olen ainult hommikust söönud ja kell saab 5 ja väikest snäkidena filmimist, nad tellivad ka nagu meil õhtusööga, kas sellega läheb, ma pakun vähemalt veel tund. Seega võtaks mingi snäki ja siis liigume stuudiosse, teised juba läksid otsa sinna. Jõudsin stuudiosse ja vaadake, kui jõulune siin kõik on minu reaalselt kuusk, nagu päris kuusk. Tulede ja kaunistustega ja me sätime siin praegu järgmise video asju valmis, väiksed ettevalmistused käivad, ootame toitu ja me käisin enne jõulumuusika ka, praegu jäi vist pooleli, siin vahepeal nagu tuleb midagi. Uuendus! See on otse tõlge update'ist, ma hakkan seda nüüd kasutama, see on minu uus asi. Uuendus! Kuna meil on siin, teeme, ma ikka ei oska rääkida. Ma kirjutasin siis just jõulusoove sellistele postkaartidele ja siis siia taha nagu võimaliselt kleebitakse see minu pilt ja siis see näeb välja nagu siukene jõulukaart, kus taga on minu soov. Seega, kui te ostate sealt estiyoutuberid.ee lehelt meie merch'i tooteid, siis teil on võimalik see kaasa saada, et ükskõik kelle oma ostad, siis saad tema enda kirjutatud soovid ja näiteks Sydney tegi sellised ja siis ma kirjutasin enda omadele ja nad proovivad seal ja miks me seda teeme, on seepärast, et me teeme hetkel koostööd SOS Lasteküla selle Eesti ühinguga. Seega teil on võimalik saada minu enda poolt kirjutatud, kui te tahate siin minu autogramm ka peal, seega telliga. Pluss need on ülihead nagu jõulukingi ideed, kui te mõtlete, mida sõpradele kinkida, sest et ma arvan, et no mul on vaata müts ja T-särk müügil, ma arvan, et müts on nagu kõige praktilisem, sest see läheb kõige kokku. Lihtsalt annan teada, et see on väga hea variant. Toit. Okei, ma ei tea nüüd, milline, aga hakkame kaevama. Ma olen nii näljane, et ei kujuta ette, sest ma ei ole vahepeal mitte midagi söönud ja ma sõin viimane kord 10:30 ja kell saab 6. Ma rääkisin teile enne jõulukinkidest. Ma ei tea, kas te teate, aga mul on popsocketid müügil. Ma ei ole veel roogis kordagi öelnud, ma just praegu sain aru, kui ma näitan, need on sellised taaskord jube hea kingiidee. Ja ütlen saladuskatte all, et mul on ka tulemas pusa. Ma loodan, et saab enne jõule valmis, pole 100% kindel, aga pange ennast valmis, sest see on sarnases stiilis nagu see.
uuendus, lõpetasime. Ma näitan teile sneak peeki, see on ainult esipool minu kampsunist, aga ma näitan, et ma panin selle siukse mannekini peale, et see oleks jõulusam, kuna enne meil oli siin see T-särk ainult all ja me ootame, või ma loodan, et nad toovad jõulumütsi ka. Aga vaadake, kui äge, stuudio on palju jõulusam. Ja ma veel ei näita, vaata muidu ma jätan selle videoks, kui tahate tagant näha, milline see on, siis te peate YouTube'ide videot vaatama. Kas keegi mu telefoni võttis, see oli seal laua peal? See on siin, ma just kogemata kõik minema saan. Okei, nüüd mul on asjad koos, me pakime ja nüüd jookseme. Update, täna on 14. detsember, kell on 23.59, ehk siis nagu see päev kestab veel ainult 1 minuti. Okei, see päev sai just läbi, kell on 00 ja me alustasime just 15. detsembriga. Ma ei julge väga kõvasti rääkida, sest terve on pere magab hetkega, on öö, aga on jälle mõned päevad hiljem, sest et nagu te vlogi keskel nägite, siis ma käisin seal esinemas paljast jalgadega või mul olid sugapüksid jalas, aga nagu ikka keskkleit, ehk siis põhimõtteliselt ei katnud mitte midagi. Ja mu ema arvas, et äkki ma nagu sellest jäin haigeks, sest et ma olin viimased 4 päeva kodus, mul oli palavik, kurk valus, peatäiega valutas. Nüüd on suht okei. Ainuke asi, mis mul veel on peavalus, ega mu ema arvab, et äkki mul on nagu põsskopapõletik tagasi, aga kes teab. Ja ma olen nii väsin, sest ma olen ainult 5 tundi maganud, täna oli mul esimene päev koolis see nädal, sest et eelmine nädal viimased 2 päeva ma olin D-viidel ja nüüd see nädal 3 päeva olin nagu kodus. Seega ma olen kokku juba nädal aega koolist puudunud ja täna käisin koolis. Ja mul olingi nii palju töid ja asju ja homme ka ja ma olen nii väsinud. Ja ma lubasin teile näitada seda, mis ma HM-ist välja valisin, seega ma näitan teile. Esimene, mu lemmik, on see imeilus punane minikleit pikka torukotega. Mulle täiega meeldib see värv, siuke punakas oranž. Ma proovisin ta selga, see istus mulle ülihästi. Ma loodan, et see näeb nagu tervenisti. See pidi olema sellest uuest Nicki Minaji kollektsioonist ja sellega kaasa anti ka selline, see vist on kunstnahast ja siuke must vöö, mis tekitab rohkem sellist Jaapani nagu vibe'i. Ja ma ei ole kindel, kas ma seda just selle kleidiga koos kannan, aga millegi kindlasti. Ja miks ma just siukest punast kleit tahtsin on, sest et meie klass korraldab koolis nii gümnaasiumi kui põhikooli jõulupidu ja ma olen mõlemal peol õhtujuht, seega mul on lava peale midagi selga vaja. Ja kuna see on nagu jõulupidu, siis ma mõtlesin, et punane kleit oleks üli hea ja mul polnud siukest. Ja selle juurde, et ma ennast uuesti ära ei külmetaks, valisin ma siukse mega fancy kasuka. Ta reaalselt ei kujuta ette, kui pehme see on. Ja see on hästi soe ja paks, sest et osad mantlid, kes mul on veits õhukased, nendega nagu talvel ei saa, aga see on ikka siuke mõnus soe. Ma ei tea, kas te nagu saate midagi aru, kui te kuskil Snapis mind jälgid, siis te olete näinud, võib-olla mul seda juba seljas. Ja see käib ka siukse vööga tõmbad niimoodi kokku. Ja siis viimane asi, mis ma võtsin, olid, või mis ma valisin selle kleidi juurde sellised kuldsed nagu poolikud huubid. Mulle täiega meeldib need ülikoolid välja. Siuksed, sest et praegu mul on ainult peenikesed nagu huub kõrvaringad, aga nüüd on siuksed paksud ka. Mega nice ja mul on veel asju avada. Sealt esinemised ma sain 2 siukest pakki, seega ma mõtlesin, et avame need ka siis kiiresti ära. Selline joonistus kahepoolne, kus väga siuke sädelev väike mingi pinal, mingi tehete jaoks niimoodi. Siuksed väiksed klaaspurgid. Selline kustukumm, mis näeb välja nagu väljaheide. Kas need on nagu piparkoogi vormid, et nii väiksem. Siis on selline maalitud, ma isegi ei tea, kas see on kivi, sest see on seest nagu tundub tühi, siuke kerge pole isegi 100% kindlasti asi see on. Siis on need küünekirpsud, cool analisipilt, käbi, kas see on mingi plastiliin või äkki see on lima, praegu see on nii populaarne ju. Siis on veel marker, mingi siuke täheglitter nagu, veel mingi uus komme ja plastiliini ja siuke meisterdusasju nagu jõulukaartide tegemiseks. Vaata, see on see paberist välja lõigata sellise lehe kujuga asju. Klõpsuvärku vahel saab mingi paberit panna. Tohutud asju, vau. Te ei pea mulle siukest kogustes asju tooma nagu, see on väga suuremeelne teist. Nii, ja ma teise paki ka. Siukest smuutipurki mul ei ole, mida?
üllatus, kust ta siukse sai, see on mega cool. Ja siis on lihtsalt mingi koti täis kommi. Kuulge reaalselt, ma ei söö nii palju magusat, ma ei söö üldse väga magusat. Veel mitte tahtsin teile öelda. Ma ei ole vlogis kordagi avanud neid kalendreid. Oota, ma pole vist tänast päevagi avanud. Avame kõigepealt selle easy. Nii, kas keegi näeb, kus on 14? Näe, leidsin. Ja võtame siis tänase juba ka 15. Nii. Täna tuli mingi siukene puhastusõli ja mis see teine asi isegi on, pole veel vaadanud. Mingisugune lotion. Davai, teeme Nixi ulepuga kalendri ka. 14 ja siis 15 ka. Siit tuli siis lilla buttergloss. See lilla vist mul on olemas. See tundub ülikool. Mul siukest vist ei ole. Davai, vaatame seda. Oih. Mingi täiega jamab seal fokuseeris mingi pimedas, aga nagu mulle meeldib hullult see. Ja seda ma tahan täiega proovida. Ja viimane asi mul juba. Uuendasin enda vlogikanali, seda kanali disaini, ma ei tea, kas te olete näinud. See kandke kindlasti kommentaaris teada, mis te arvate. Ma panin uue profiilipildi ja selline on see taustafoto. Seega te võite telefonist vaadata, peakanali oma mul hetkel pooleli. Ma jõudsin, või tegelikult jah, see uuendus on mul pooleli, aga sinna veel vaadake. Seega ma loodan, et teile meeldis see vlog, kindlasti pöidab püsti. See annab mulle palju tagasisidet, sest teeb mind väga rõõmsaks. Subscribe'iga, et tulevasi vloge näha. Seega ma nüüd tahan magama minna, sest mul on ulmeline nädalavahetus tulemas. Tšoki!